pead teadma, milleks sul seda saagi nagu vaja on, millist konkreetset tööd sa oled siis plaaninud teha? Mis jaoks me siis nüüd seda saagi põhimõtteliselt ette nähtud on, milleks see saak siis? No tihedama hambaga saag on ikka nagu kuivema materjali jooks mõeldud. Osa saag on väga terav, nii paneme sul siia plaastri peale. Ja teeme siis kähku, muidu meil see kino läheb nagu nii selleks. Aitäh. Et see on ka muide hea moment, mida on vaja esile tuua, et selles töökojas võiks alati olla midagi, mis on meditsiiniga seotud. Tere tulemast vaatama videot, mis on pühendatud käsisaagide teemale ja mul on abiks selle teema käsitlemiseks Kuressaare ametikooli kutseõpetaja Kaido Trei. Tere, Kaido! Tere! Ma siin mõnda aega tagasi süvenesin käsisaagidesse, tuletasin üht-teist meelde, mida ma olen teadnud. Mõtlesin valin endale mõned saed ja et see oleks asjatundlik, siis hakkasin põhjalikumalt kodutööd tegema ja ma mõtlesin, et võtan endale appi siis inimese, kes on sellega sügavamalt ja kauem seotud. Ja mõte on selline, et inimene valikul oleks varustatud infoga, mis aitab asjatundlikult käsisaagi valida, sellepärast, et see teema on niisugune lai ja spetsiifiline. On olemas sae pikkus, sae hambad, otstarve, on teritatavad, mitte teritatavad ja kõike muud, millest me kavatsemegi siin Kaidoga teile rääkida. Ütle palun, Kaido, mida üldse käsisae puhul pidada silmas, kui siin on nüüd erinevused, kui me hakkame rääkima, mis on seotud otstarbega, et mis torkab pealiskaudselt niimoodi silma, et on pikad, lühikesed, väiksed hambad, suured hambad ja mis siis see kõik tähendab? No kõigepealt ikka pead teadma, milleks sul seda saagi nagu vaja on, millist konkreetset tööd sa oled siis plaaninud teha. Aga millised tööd siis võivad olla näiteks alustama? Mis töö võib olla käsisaele? Oleneb ehituse peal, kui sul on, siis sul on ikka mingi selline suurema hambaga saag kasutusel. Nii, näita mulle palun. Et sa jõuad oma selle... Nii, see on pikk ja suure hambaga saag. Pikem ja suure hambaga saag. Kuhu see siis sobib? Mille? Ütleme planku saagida sellist. Planku? 5x5 või bruss, siis 5x5 plank, seal siis 5x10. Ja mis see siis suure hambas tähendab siis? No see tähendab seda, et sul on nagu lihtsam saagida. Et on agressiivsem. Jõuad rutem läbi saetud selle, kui sul oleks siin mõni selline tiheda hambaga saag, et sellega saab ka põhimõtteliselt, aga lihtsalt aega läheb rohkem. Ja teatavasti siis ehituspuit ei ole ka siis ka nii kuiv. On selline, ütleme õuekuiv või midagi 18 kuni seal 25% või midagi see õhuniiskus. Ja selle suure hambaga võib siis ka põhimõtteliselt päris märga puitu saagida. Aga pikkus? Pikkus siis tavaliselt valitakse selle materjali paksusest siis 2 korda rohkem. Ja millega seda seletatakse siis vajadust? No, kui ta ei ulata läbi sul sellest materjalist, siis ju see saagimine on selline vaevaline ja saepuru ei tule sealt välja õieti ja siis võib kinni kiiluda selle. Samas muidugi, kui see saeleht on väga pikk ja õhuke, et siis on ka nii, et ta võib vibreerima jälle hakata, et kiirustada ei maksa või rahulikult pead siis lükkama seda seal. Et saagimisest konkreetselt me räägime eraldi, aga vaata kujuta, et sa tõid välja praegu siis sellised parameetrid, eks ole, et saehambad, pikkus ja siis pikkuse juures mulle meeldis see, et asjatundlikkus, et sisuliselt on ju
ka see, et see võtab vähem sul jõudu, et sul on amplituud suurem ja sa saad rahulikumalt saagida ja see saepuru tuleb sul välja. Sest kui me nüüd lähme selle juurde tagasi, mis sa ütlesid, et kui saag on lühike, hambad on väiksed ja sa saad brussi, siis sul käsi kannatab väga palju koormuse all, eks ole. Ja see ei ole efektiivne. Mingil määral kindlasti, jah, ja aega läheb rohkem. Esiteks, aga kas pole ka nii, et sa tegelikult kulutad selle saehambad palju kiiremini ära? Ei, no seda ma nüüd ei usu, et see hammas nagu ära kulub. See sõltub sellest, kui puhas see materjal on, ütleme, et kui ta sul on kusagil, ma ei tea, mullane, liivane, siis mis iganes, siis ikka nürib ära ja puit siis ise ka mingil määral sisaldab abrasiivseid osi, eriti siis lehtpuu, tammepuu ja kõvemad puidud. Ja sõltub sellest võib-olla pinnasest ka, kus nad kasvavad. Jah, et see siis nürib kindlasti rohkem puitu. Aga ütle, kui me nüüd, on sul midagi lisada selle konkreetselt, kui me nüüd võtame see märkpuit, suur hammas, pikk saag, et võib-olla siis lühike võiks olla siis, kui sul on vaja saagida, kus sul ei ole sae välja ulatumiseks palju ruumi, kui sa mingid karkassis, see võib-olla... Seal võib-olla jah, mõni tapp on vaja teha või midagi, siis on lühem saag ja tihedam hambaga, et oleks siis mõnusam saagida. Me läksime nüüd tiheda hamba juurde. Mis see tiheda väike hammas võib tähendada? Kas on olemas... No siin on jah, see on sellised mõõdud on antud, et mitu hammas siis tolli peale on. Et tavaliselt on siin saagidel siis peal need markeeringud. No sellel konkreetselt on siin ära kustunud, aga siin... See on selle sae ümbris, jah, siin siis peaks olema pikkus on tal 400 millimeetrit ja seda on 16 tolli ja siis on siin 8 hammas tolli peale, noh, võime siin ju vaadata korra ära. Luba mulle korraks. Mõõta. Et kas see hamba see suurus või see tihedus nüüd on ju. Et mis jaoks me siis nüüd seda saagi põhimõtteliselt ette nähtud on, milleks see saag siis? No tihedam hambaga saag on ikka nagu kuivema materjali jooks mõeldud. Kui materjal. Aga see... Korra vaatan siis seda 2,5, mis siin tuleb, see 1, 2, 3, 4, 7, 8, jah. No siin on jah. 9 hammas siis on tolli peale. Aga ütleb on seda, et kuiv puit, eks ole. Aga kas selle tiheda hamba ja väikse hamba juures on veel ka eristada võimalik tihedamad ja väiksemad hambad? Või neil ongi, selles mõttes, siin mulle tundub on veel väiksem hammas. No kindlasti on, jah, siin on ju igasugu erinevaid veel. On mudeltööde jaoks, siin on need jaapansaed, need on eriti tiheda hambaga. Vot nendest erilistest saagidest ma pakun Kaido rääkida järgmisest videost, sest meil on siin laua peal raamsaag, mis on ajalooliselt väga sellisel huvitaval kohal ja siis on mudelsaed, Jaapani saag, tapisaeg, et sellest räägiksime eraldi, sest see on juba selline spetsiifiline teema ja muide üldse käsisaag on üks vanim tööriist ju. On. Ja ta on ju suht vähe muutunud oma põhimõtteliselt, et on tehnoloogiad muutunud, siin mugavused muutunud, aga see, et ta on leht on ju ja hambad, et see on lihtsalt, põhimõte on kõik sama, eks ole. No veidi on selles mõttes muutunud, siin on nüüd ka üks saag, siis, mis on selline must, on teflon kate tal peal. Sa pead silmas nüüd ultramoodsat saagi? No jah, niivõrd kuivõrd ultramoodne. Mis selle... siis väidetavalt peaks ta selle puidu sees paremini libisema. Aga millise märjapuidu sees? No ka märjapuidu sees, jah. Üldse nagu, jah? Aga kui kulumiskindel see sae lehe küljes see teflon katte on? No kõik sõltub sellest, palju tööd teha. Seda kohe kindlasti. See on nüüd ka selline hästi agressiivne hammas, sellega põhimõtteliselt saad ka planku brussi saagida. Luba mulle korras siia kätte, aga ütle palun seda, et võt, sa ütlesid, et peaks siis soodustama seda libisemist. See leht on ka üsna kaunis paks. No see on paks jah natukene, et selles mõttes, aga tal jälle hammas on hästi
hästi agressiivne. Aga ta ei ole samas nii suur kui see, mis alguses näitas. Saagide katsumisega juba ära veristanud natuke. Ei ole hullu. Paneme plastri sul peale. Oota, ära praegu muretse selle pärast. Tegeleme pärast sellega. No. Muidu. Siin osa saag on väga terav, nii panem sul siia plastri peale. Ja teeme siis kähku, muidu meil see kino läheb nagu nii palju selleks. Aitäh. Et see on ka muide hea moment, mida on vaja esile tuua, et selles töökojas võiks alati olla midagi, mis on meditsiiniga seotud. Alati on olemas kõik. Aga jätkame teemat. Et ma tahtsin seda küsida, sa mainisid seda, et peaks soodustama, kus isiklik kogemus on, mis ise arvad, et kas see soodustab, mis sa sellest ise arvad, oled sa sellega palju saaginud? No, üldiselt olen ma sellega suhteliselt vähe saaginud, et see kate on küllalt uus ja... Aga kas ta toimib, kas sa tunned, et asja mõte on täitsa nagu olemas? On ikka jah, et eriti kõvemate puitude puhul on seda väga hea kasutada. Pehme puidu puhul on vähe keeruline alustada, ta nagu... Jääb kinni? No jah, see alguse moment, et sa pead rahulikult ja pikalt laskma. Alustama ja saagimise juures siis jah, et kunagi ei tohi nagu peale suruda suure jõuga, et saak peab nagu ise minema põhimõtteliselt oma selle raskusega või käiguga sealt läbi ja et saepuru tuleks ilusti välja sealt, et siis on mõnus saagida. Et kui sa hakkad suruma, siis sa lihtsalt pressid ta kinni sinna ja tulemus on see, et see saeleht võib sul siis kõveraks painduda. Et ma arvan, et see on see teema, kus on saagimise tehnika, et sellest ma tahan, et sa näitad eraldi, kui me sellest uuesti teeme juttu. Aga kui nüüd väikse hamba juurde tagasi minna, siis oleme õigesti aru saanud, et ka puhas lõige on seotud väikse hambaga sae puhul, on ju, nagu saeketastele üldse. Kindlasti jah, et see on ikka kuiva materjali puhul, et ehituse juures see puhas lõige niivõrd ei määra midagi seal, aga ma mõtlen, kui seda Tisleri töö või jah, selline kodus näiteks saagida liimkilpi mõõtu joone järgi näiteks. Jah, no siis sel juhul peaks sul olema juba tihedama hambaga saag ja pikk saag ilmselt. No ei, liimkilp ei ole ju väga paks, et no kui on näiteks 38 millimeetrit. No ei, paksust pole sellel nii palju. No 38 paks või, sa mõtled? Jah. No see on päris paks liimkilp. Jah, selles ma räägingi, et siis peab olema pikk ja peenik hambaga, et ma ise olen saaginud lihtsalt. Jah, ei see, ma arvan, et selline 400 millimeetrit, see on täiesti piisavat. Ja põhimõtteliselt ka selle peenikese hambaga saeb kohta kehtib sama reegel, et kui on väiksemad asjad, siis on lühem saag, on ju. Kui on suuremad asjad, on vaja suuremat amplituudi ja see, mis sa mainisid, saepuru kenasti välja tuleks, saagimine oleks efektiivne, on ju, võime öelda, eks? No ikka, jah. Aga sul on siin kummaline saak, ma ei ole varem sükast üldse kohtanud, et siin on need hambad siin ka kaarega peal, vaata. Mis saak see süük on? No see on, kui sul on vaja kusagile materjali, ütleme vineeri sisse, sul on vaja alustada kusagilt keskelt auku tõmmata, et siis sa saad nagu selle otsaga sinna täkke sisse tõmmata ja siis saad juba hakata edasi saagima. Et see on põhimõtteliselt siuke sukeldussaag nii-öelda. Käsi uputud saag. Kuule, vaata kui lahe. Jah, selline arusaamine, võib-olla ma eksin, aga aga igatahes see jätab mulje, et see on juba siuke nokkimise teema veidikene alguses. Seda küll, jah. Aga mine sa tea. Aga kui ma nüüd küsin niimoodi, kas saag sae erinevus on seotud ka pikki kiudu ja risti kiudu saagimisega? No kindlasti jah, et risti kiudu siis meil on tavaliselt see, siin on parem näidata, see on selline sarikahamba kujuline saag. Nii. Või see hammas. Luba mulle palun. No sarika nii-öelda. Mis see nagu tähendab nüüd siis? No kui sa maja vaatad otsas, siis nagu see sarikad on. Sa mõtled nüüd seda, selles mõttes, kuju nagu. See on risti puidu selline klassikaline saag. Aga sobib ka siis universaalhambaga, mis on siis kaldu.
Aga kas universaalhambaga saag, põhimõtteliselt sellega saab kõike saagida, jah? Põhimõtteliselt saab kõike saagida, jah. Aga kas ta on siis vahepealse efektiivsusega näiteks, kas üks äärmus, teine äärmus ja kui ta on vahepeal, siis ta on siuke, nii ja naa nagu mees? No ei ütleks, jah. Või täitsa teeb tööd nagu kõik mehed, jah? Ta teeb tööd väga hästi ka, jah. Et muidugi sõltub siis ka sellest, et kui palju seda hammast on nagu teele väänatud ja on räsatud, et Aga selle ristikiudu hamba puhul ma tahtsin seda küsida su käest, et siin on suur hammas. Sellega nagu ristikiudu, puhast lõiget, kui sul on vaja, väga ei saauta. Kas risti kiudu saagimiseks seesama väikse hambaga saag põhimõtteliselt sobib ka või seal on väikse hambaga ristikiudu saagimiseks ka olemas mingi erinevused veel, jah? No kui on mingid listud saagida või sellised väiksem, siis on ju päris väike hammas selline, kasarik hammas. Just, ja see on ka ristikiudu saagimisega. Sul on olemas see siin, jah? See on siin, jah. Selline. Vot, sellest tuleb rääkida ja just seda ma peangi silmas, sellepärast, et kui sa tahad puhast lõiget, ja see teeb puhta lõike, jah. Et sa karva välja kisu ja lõhu kildu välja, on ju, et selles mõttes rahulikult Märjapuidu puhul ei saagi sellist väga puhast lõiget, kui see niiski. No ma pean rohkem silmas praegu kuiva Tistleri kilpi, aga kui me räägime siin laminaadist, vineerist, saega saab hakkama kõik, jah? Käsisaega. Jah, sobib vineeri jaoks ideaalselt selline väikse hambaga, see ei... Aga ma küsin sult ühte asja, et ma ära ei unustaks, muidu ma võib-olla siis, kui me teeme juttu saagimisest, küsin sult niimoodi, et on olemas siuke maalriteip. Jaa. Et kui ma tahan puhast lõiget saada liimkilbile või üldse mingi plaati lõikanud käsisaega, kas on sobilik panna maalriteip ja sinna tõmmata näiteks joon ja siis saagida? Kas see maalriteip võtab midagi ära nagu killu välja löömise osas või? On sul kogemusi rääkida? No tavaliselt kasutan siis, kui on tikksaega saagimine või selline käsisaega ei ole nagu väga proovinud. Kindlasti ta... Aga teoreetiliselt peaks või? Teoreetiliselt peaks jah, aga seal on teine moment võib juhtuda, et see käsisae puhul, et see maalriteibi, see liim, et see kleepub sinna hammaste vahele kinni ja saepuru, et sa võib-olla ei saa seda peab proovima. Aga võib-olla ma siis teistsugust teipi on ja, mis on kõem või siuke plastik. Liim on ikka liim seal teibil taga selles mõttes, see ikkagi kindlasti takistab. Ma mõtlesin, et sa mõtled, et vaata see maalriteip läheb tükkideks kiiremini nagu, kui võtab hammaste... See on hea mõte, ma pean proovima seda. No võt siis võime käsisaega, sellest juttu teha. Kuidas see töötab. Et põhimõtteliselt, ma arvan, et me oleme siin selle nagu saetüübi puhul oleme siin juttu nagu ringi peale teinud. Pead sa vajalikuks midagi lisada veel või? Näiteks, räägi, mul on kohe üks küsimus küsida, sul tuli mõte? No ma ei oska selles mõttes öelda, et tavaliselt on ju praegusel ajal on need saed kõik on nii-öelda karastatud hammastega. Siin on näha siis selline, need on siit sinine iseloomulik. Neid nüüd käsitsi teritada ei saa enam. Et kui ta on nüri, siis ta on nüri. Siis sel juhul tuleb uus saag osta. Muidugi kui leida mõni spetsialist, siis on seda võimalik veel elule äratada. Aga milles spetsialist? Smergel käijaga siis saab seda teritada. Aha, smergel käia. Aga kui on selline vanem saag, klassika nii-öelda, see on nüüd küll ka kaldu hambaga siis siin ettepoole seda, siis on võimalik teritada viiliga. Et sellest teritamisest me võiks eraldi tegelikult rääkida, aga mida on vaja siin mainida Kaido puhul, et Kaido ise on meil siin paadimeister, on mul õigus? No väikelava ehitaja, väikelava ehituse kutseõpetaja, jah, selles mõttes. Nii, ja sinu see elu ja töö ongi olnud seotud kas käsitööriistadega enamasti, eks? No käsitööriistadega on ka, jah, seotud olnud selles mõttes. Ja ma lihtsalt tüürin nüüd sinna, et ma kuulsin sinult ja siis sinu kolleeg teadis rääkida sinu isa kohta, et ta on teinud käsitsi ise sellest kahe mehega sellest saelehest. Jah, kahe mehe saelehest. Kahe mehe saelehest. Täitsa meestele käsi saagisid. Jah, on.
on ju, et selles mõttes Kaido on ise ka siin ühe sae teinud või rohkemgi, jah? No ikka olen mõned teinud, jah. Vot, sellest on vaja kohe kindlasti mainida. See on siin oma valmistatud. Näita mulle korra seda saagi. Vot. Aga siin ma tahaks kohe teada, et mis lehest see on tehtud? See on tehtud sellest samast. Kahe mehe Vene, sellest kahe mehe raua. Trusba 2 nimetatud seda, on ja? Metsasaag nii-öelda, jah, see kahe mehe oma. Aga omal ajal, see oli ju täitsa ju langetamise ja... Ja see on väga hea teras. Põhiline saag on ju seal toimetada. Aga kuidas sul on siuke keskmine hammas siin, jah? Sellel on nüüd jah, see universaal. Ja millega sa seda siin välja lõikasid või tagusid või närisid? Kuidas siin seda? Need on... No mina olen nüüd käijaga sisse lõiganud, aga isal oli siuke stants siis, millega sai need hambad välja lüüa. Murdis nagu välja, jah? Jah, lõi välja. Lõi välja. Aga kui sa nüüd käijaga seda tegid, kas sa seda üle ei põleta või seda süsiniku välja ei põletasin? Kas sa pehmeks ei tee hambad või? Ei põletu, vaikselt pead tegema ja... Rahulikult on. Jah, nii-öelda see Vene kahe mehe saeleht, see isegi tahab saada, et see hammas siniseks läheks, siis ta... nii-öelda ka karastub see pind ära, tsementeerib selle pinna. Pärast seda viilida ei saa, aga siin osa need väljamamad nendel nagu ei saa, jah, et sealt tuleb väga ettevaatlikult teritada. Et see on küll jah, uhke värk, et enda tehtud. Aga käepide on siin puidust, kas see on sul ka oma tehtud, jah? Oma tehtud, jah. Selle sa lõikasid nende rasplite asjadega välja? Jah, tiksaega on välja saetud. Lakitud kenasti sul, jah? Ikka, nagu peab. Jah, kuule, uskumatu. Aga ma tahaks natuke rääkida sellest käepidemest. On sul mingisuguseid kogemusi, et sa saad välja tuua, mis on sae kasutamise seisukohalt mugav? Näiteks, kas ta hakkab siia kuskile hõõruma või on sul välja kujunud mingi isiklik ettekujutus, mida sa hindad, mida sa ei hinda? Mida sa siin näiteks õigeks arvad käepidemist? Mul ei ole selles mõttes nagu midagi selles mõttes, et... Näiteks kui on kummeeritud käepidemega, kuidas see peos istub pika töö käigus? Kas ei hõõru, kas see käel ei tee liiga? Ei, ta ei hõõru midagi. Või vastupidi, nakkumine on hea? Väga mõnus hoida, jah, selles mõttes, et käepide peab olema piisavalt suur, et käsi sisse mahub ja kui ei mahu, siis on 3 sõrme ühega siis... Aga ilmselt käe järgi tuleb ka saagi valida, on ja? Sest kui käpp on liiga suur, on ja, siis ma ei tea, kas saetootja arvestab sellega või? Ei, seda ma ei usu, aga... Et ei ole niimoodi, et siis ongi nii, nagu ma rääkisin, et kui ei mahu, siis, et kui kõik sõrmed ei mahu, siis paned 3 sõrme. Ahah, okei. Siis vast ikka mahub, et siin on ka praegu... Aga siis on ju veel seda vaja mainida, et on olemas saed, kus on võimalik see käepide küljest ära võtta, panna uus leht külge, Jaa, on. Et see on ka siuke lugu. No need on tavaliselt nendel Jaapani saagidel siin on siis selline, jah, mida teritada ei saa, kuna tal on siin väga tihe hammas. Ja kruvikeerja siit korra. Et me sujuvalt lähme nüüd siis nende eriliste saagide juurde. Ja Jaapanis on täiesti mehed läinud oma rada pidi ja see saagimine näiteks, kui meil on väljapoole, siis jaapanlastel on enda poole, küüned enda poole. Aga Kaido, ma pakun sulle... Saab siis lehe välja võtta. Just, ma pakun sulle rääkida sellest nüüd kohe järgmise teemaga. Et on sul praegu siia nende saagide juurde midagi öelda? Ei, mul ei ole nagu eriti midagi selles mõttes siin lisada, et... Siis selle videoga me praegu lõpetame, kui on küsimus, siis küsige video alla. Et aitäh sulle, Kaido! Palun! Jah. Kui see stabi oli, siis... Ikka oli. Siis on tore. Järgmistes videodes järgmised teemad siis. Head aega!